No nii, ahoi, 28. veebruar ja võtame vaikselt kevadet vastu, teeme Kikepera rabal ühe väikse, või mis väikse, paraja suurusega raba järve peale matka ja proovime seal kala ka natuke püüda. Kui seal on kala, eeldatavasti on oja või oja vist oli jah, selle nimi läks meelest ära, äkki oli Pärnsaare oja. Liigume mööda seda kilomeetri ja siis keerame paremale raba poole. Jaa. See on nagu on, no? Jah, lähemegi sinna poole. Jõudsime Kuusemetsa alla ja siin kohe on lund. Vaatad, peaaegu polegi. Kuuseoksad võtavad kinni kõik. No nii, Leif hakkab linnuhääli salvestama. Kui midagi peale saame, siis panen siia videole taha taustaks. Metsas on korralik varustus kaasas, elektroonikaimed. Vaadake, missuguse pässiku leidsime. Päris suur. Või on see kasepahk ikka või? Vaata, see on ju täitsa puit seest. See on koor peal, jah? See on kasepahk vist. Pealt on pässiku tooni, aga koor on lihtsalt muredaks läinud. Jah. Kasepahk ikka, jah. Äge ikka. No nii, jõudsime oja äärest langi äärde välja. Pool maad rabani on tehtud. Ja siit on kilomeeter natuke peale veel. Läheb otse rabalaukani. Siht. Nüüd oleme raba peale viiva raja peal. Siit palju polegi, mõni 100 meetrit ja siis peaks juba lagedamaks minema. No nii, raba algus. Kuivenduskraav selle. Selle ajame kinni. Jah. Selle ajame kinni. Inimesed, taastame soometsad. Üks üliäge. Jõudsime nüüd rabametsa algusest lagedasse rappa, savanni. Päris palju mände on siin rabas, hästi tihedalt. Oled sa mõelnud, et need väiksed rabamännid näevad nagu need bonsai puud välja? See oli Jaapanis, Hiinas, mida nad trimmivad. Nii, jõudsime laukani ja ei ole isegi lund peal, vaid on kõik veeks sulanud. Aga siin on käidud ka. Näha inimeste tatsamisjäljed. Vaata, lainetab sealt see vesi pealt. Ma ei arvanud üldse, et ta niimoodi kõik veeks sulanud on praegu.
sutsuk on vähem. Ma arvan, et pigem on turvaline võib-olla sinna päris lainete sisse ei roni. Et, äge. Tegin mõned augud sisse, võtan endale augiõnge praegu, annan sõbrale ahvenõnge ja proovime. Läheb vana hea augi killer otsa. Augi murdja. Nii. Ahvenõngel on otsas. See on hea küll. Nii. Ikkagi rabalaugas, vaata, ma arvasin, et siin on meeletu sügavus juba, ei olnud üldse, paar meetrit, 2,5. Ja ei olnud niimoodi, et pehmesse põhja vajuks täitsa, tamiil läks lõdaks nagu. Võib-olla siin on kõvem veel. Tohu. Nagu oleks mingi kala külje vastu läinud, kui tõmbasin. Spot. Teispool Rabajärve. No nii, oleme tagasi teel. Jõuame rabast siia rabamännikusse. Ja lähme suht sama teed tagasi. Ma filmin edasi seal campside'il juba tegemisi toimetusi. Tehnika ülesseadmine käib. Spetsialistid koos.
No nii, oleme oma campsite'il tagasi. Tegime väljapoole ahju siia tule. Kütame mitmed tunnid siin õhtu jaoks. Saame mingi sooja sisse, kui juba +10. Siis on väga hästi. Magamiskott on kaasas ja lisatekk. Mõnus. Ilm on hea. Sompu sudune, aga täiesti normaalne ilm, soe. Võt, siuke campsite. Tuli huugab ahjus. Ja just tegin teise lõkke pajaroa jaoks. Jalgadega raam. Hea midagi peale panna. Ajab vee keema. Sõber läks salvestama parabooliga metsahelisi, linnuhelisi. Näis, mis kullaga tagasi tuleb. Mõnus spot. No nii, praeme sõjaliha ära. Panni kuumaks. Sealiha tükid maitsestatud soolapipraga. Pruunistab ära ja siis paneb paja alla uuesti vee sooja ja paneb esimesena sisse. No nii, liha küpseb. Päeval matk, õhtul korralik söök. No nii, nendega on hästi küll, kergelt pruunistatud. Jätan sinna. Panen vee uuesti peale. Panen keema ja läheb sisse. No nii, vesi keeb. Laksame liha sisse. Panen ühe köögivilja puljongiga kohe sisse ära. Kuuse okas ka. Platt siis. Veidike pipart. Ja soola. Organdi aeg. Hagu juurde.
No nii, pajaroog valmis. Sai nagu kodune ühepaja toit. Väga eht. Muidu maitseb hästi, siis metsas maitseb veel paremini. Sealiha, mõnus pehme. Võt, laskame hea maitsta. Kõlle ka. On fire!